proovime siin Kurgla Krossile kaksikuid veits hüppama, siit bounce'ima. Et siit on näha, et see siin kaksikul väga nukki ei ole, aga tegelikult selle saab üle küll, nagu videost ennem oli näha. Vaatame, kuidas elektrikaga see, kas tuleb või ei tule. Natuke ei väheks seda algust just. Ja seda bounce'i on vaja nagu korralikult saada. Kolks, kõik läbi. Pehme ja raske stargiga saab ka hüpata ilusti. Tal on seda jõudu tegelikult nii palju, et ta veits raskem on see jõud kompenseerib selle üle. Nii kaua kui saad rehvi maha, siis tegelikult on päris lahe. Natuke risti. Hüpetas risti, siis kipub selle pärast minema, kui vedu on järgi. Libe on ka siin nagu näha, täielik betonka. Ja teine asi, kui ei saa tagarattale nagu korralikku pidamist. Et see on see jalgade töö, et kas sa suudad selle tagaotsa maha suruda või ei suuda. No nii juba läheb. Väga hästi. Ja nii see kaksikute õppimine pihta hakkab, et vaikselt hakkad pushima ennast. Et algul ta mentaalselt tundub küll nagu karm, aga nagu ma ütlesin, siis siin Kurgla lähel õnneks maandumised on suht nagu sellised lauged, et see maandumine ei ole nagu vastu seina maandumine ja ongi vaja nagu step by step minna. Et kurvist võib võttagi veits nagu pikema traktori algul, et lihtsalt saada nagu see kiirus paika ja siis full seat bounce. Ja ongi see, et jälle kui sa nagu esimest üle ei saa, siis ongi saad kõikidest põrkama hakata. Aga kui esimese saad juba piisavalt on julgus saad esimese üle, siis see teine tuleb väga lihtsalt. Et siukseid nagu elemente on päris paljudel radadel. Ja ongi lihtsalt on vaja see esimene käppa saada ja siis tuleb teine ka üle. Vaatame, kuidas läheb. Põrke. Nii, ühe korra tuli juba üle. Tuleb lihtsalt kinnistada seda kiirust ja ideed. Väga hästi. Ja nüüd tuleb kurvuga ära siduda sinna. Ja ei ole väga võimatu siuke kaksikut õppimine.